tere, mina olen Elis ja mina olen teinud valmis sellise asja nagu eelarve jälgija Notionis. See on hästi põhjalik ja hea viis oma raha asju jälgida. Täna sooviksin teha teile siis tuuri sellel lehel, näidata, mis siin on, kuidas miski asi toimib. Alustame siis. Kõigepealt näete, et siin on siis selline asi nagu cover. See on pilt, mida saab ise muuta. Siin on emoji, mida saab ise muuta ja pealkiri eelarve jälgija, mida saab ise muuta. Siis on meil navigeerimismenüü ehk siis põhimõtteliselt nagu sisukord. Siin on siis pealehenupp ja kõik alakategooriad, mis on eraldi lehtedena välja toodud. Edasi on pealehel meil kuu eelarve, kus on näha siis, mis kuu praegu on, kaua see kestab, sissetulekute summa, väljaminekute summa ja raha jääk siis vastavalt sellele. Siis on meil kvartali kokkuvõte. Siis meie kvartal praegu hetkel on siis oktoobrist detsembrini. Tuleb ära ilusti, et on 4. kvartal, jälle samamoodi sissetulekute summa, väljaminekute summa ja jääk. Ja siis on aasta kulude jälgija, ehk siia tuleb kogu aasta kokkuvõtte iga kuu kohta, kõik läheb kokku. Ehk siin on ka siis sissetulekute summa, väljaminekute summa ja jääk. Edasi pealehel näeme, et siin külje peal on ka üks sisukord, kui siia triipude juurde minna. See on siis ainult selle pealehe sisukord, et saate siit näiteks eesmärgil soovida mul viimane, siis vajutate siia peale ja ta viskab kohe siia alla. Aga nii, pealehelt edasi liikudes on meil väljaminekud, mis on see kuu olnud, näeb ära. Siis siin samamoodi on väljaminekud siis kategooriatena välja toodud selle kuu omad, et mille alla kõige rohkem raha näiteks on läinud see kuu ja nii edasi. See tuleb vastavalt sellele, kuhu te olete ära märkinud, et mis teil kulutused on olnud. Siis on sissetulekute summa või sissetulekute koht. Siia siis lähevad kõik sissetulekud. Samamoodi kõiki neid asju annab täita ka juba siin pealehel, ei pea eraldi minema kaustadesse, aga saab ka kaustadesse minna. Siis on meil eraldi koht laenud järelmaksud. See on siis see koht, kuhu tuleb kõik järelmaksude nimetused. Näiteks siin on autolaen näitena toodud, siis on arved, kuumakse suurus, maksta jäänud kuud, laenu jääk ja laenu kogusumma. Ja samuti tuleb siia külje peale laenude ülevaade. Siin on lihtsalt siis üldiselt ära toodud, et on näiteks laen või järelmaks, siis laenu kogusumma, kuumakse suurus, laenu jääk ja palju on makstud protsentides siis. Liikudes allapoole on meil igakuised maksud. Siia alla pannakse näiteks sellised asjad nagu Netflix, Disney, kõik maksud, mis iga kuu on täpselt samad ja te ei pea siis iga kord uuesti ära märkima, vaid saate siit jälgida neid. Siis on meil kõrval kalkulaator. Kui soovite kasutada kalkulaatorit, ei pea otsima arvutist ja telefonist välja, saate kohe siin lehe sees ära kasutada seda kalkulaatorit. Ja siis on meil eesmärgid, soovid. Siia on eraldi välja toodud siis perioodilised soovid, näiteks 2024 aasta, soovite koguda 3000 eurot, siis palju päriselt kogutud on ja siis mitu protsenti on kogutud juba eesmärgist. Ja samamoodi siis üksed ühekordsed ostude koht, kus siis tulevad kõik need asjad, mis ühekordselt soovite osta ja samamoodi eesmärgi summa, päriselt kogutud summa ja siis mitu protsenti on kogutud. Nüüd kui liigume edasi siia sisukorda või navigeerimisse, siis siit saame eraldi lehtedele hakata minema. Esimeseks on meil sissetulekud ja väljaminekud. See on täpselt samamoodi nagu oli pealehel, et siia kannate kõik oma sissetulekud. Näiteks toon palga boonus ja ta on sissetulek. Tavaliselt saab siit valida, kas ta on sissetulek või väljaminek. Siia tuleb automaatselt sissetulek, kuna ta on sissetulekute kategooria all. Siis kuna te saite selle, siit saab kuupäeva muuta, kui vaja on. Sissetuleku suurus, kirjutate näiteks boonuseks saite 100 eurot.
ja siis peate ära märkima, et sooritatud mis kuul, näiteks oktoober 2024 ja siis ta on olemas ja all on kohe väljaminekud, kus tuleb täpselt samamoodi täita. Ainuke vahe on see, et ükskõik kus te käisite, nüüd kirjutate selle sisse või väljamineku nimetuse, milleks on siis, ütleme, et käisime koerad toitu ostmas või väljaminek kohe kirjas, siis paneme koeratoit maksis 30 euri. Saate jälle valida kuupäeva, kuna te ostsite ja kategooria, ehk siis siin on kõik kategooriad, mis teil on ja panete näiteks koer. Ja samamoodi tuleb ära valida siit siis selle, mis kuul, näiteks siis oktoober. Ja nüüd on siis see täidetud. Edasi saab minna näiteks kohe pealehele, vajutades pealehe nuppu või siis liikuda kohe näiteks kategooriatesse. Kategooriate lehes ei pea te ise kunagi põhimõtteliselt mitte midagi täitma. See on ainult selle jaoks, et siia jooksevadki eraldi välja kuu kategooriates, palju on kulutatud asjad. Välja arvatud, kui te soovite muuta neid, et mis kategooriat teil hakkab viskama. Aga muidu ta näeb selline lihtne välja, et kategooria nimi ja siis summa, palju selles kuus on kulutatud. Edasi liikudes on siis igakuised püsimaksed. Siin on siis makstud maksud ja siin on maksmata maksud. Selleks, et siia näiteks juurde lisada, saab panna siis new page. Peate kirjutama, mis on selle püsimakse nimi. Näiteks ütleme, meil on iga kuu täpselt sama trenniarve, ehk siis trenn. Alustasime täna jõusaali paketiga, paneme hetkel, et on makstud ja et igakuine summa on näiteks 54 eurot. Ja siis märgime ära ka selle sageduse siin, et iga kuu. Siis ta näitab, et kuna on vaja maksta järgmine kord, et nüüd oleks vaja maksta alles novembris 30. Kui teil on siit näiteks valitud maksmata, siis ta liigub siia maksmata kategooria alla. Ja neid asju te üldeelarve jälgijas enam ei pea liitma juurde, et väljaminekut eraldi välja tooma, vaid ta läheb automaatselt. Siis liigume edasi laenudesse ja järelmaksudesse. Siin on nüüd niimoodi, et on eraldi veel navigeerimine. Siin on siis eraldi navigeerimine laenude kohta, mis ei ole seotud siis selle kohaga siin. Aga siin laenude pealehel on ka siis ülevaade eraldi ja siis laenude kuumaksete kohta eraldi. Aga lähme vaatame detailsemalt, et kui me lähme siia laenud järelmaksud jälgija, siis siin on täpselt see koht, kus ma saan lisada uue laenu või järelmaksu, kui mul see on. Hetkel on mul näitena siin autolaen, panen korraks tabeli vaate ja siis näeme, et siin on autolaen, tüüp on laen, kuna algas, laenu lõppkuupäev, laenu kogusumma tuleb siia, siis maksmisperiood kuudes, mitu kuud tuleb siis maksta, kuumakse suurus, kokku tasutud ja laenuprotsent siis palju on tagasi makstud ja laenujääk. Kui nüüd see jääk läheb nulli, siis tuleb automaatselt siia linnuke täies mahus makstud. Nüüd kui tahame uut lisada, siis paneme new page, paneme seekord näiteks järelmaks. Paneme lihtsalt telefoni, järelmaks, tüüp on siis seekord järelmaks, alguskuupäevaks paneme täna, ütleme, et lõpukuupäev on seal 2025 aastaks ajaks võtame. Siis summa on näiteks 1000 eurot, maksmisperiood tuli juba automaatselt, et on 12 kuud siis. Kuumakse suurus paneme, et on näiteks 50 eurot. Ja kokku tasutud praegu ei ole meil üldse ja neid asju siin enam muutma ei pea. Nüüd lähme siis tagasi eelmisesse vaatesse ja lähme siia laenud kuumaksed. Siis siin on olemas koht, kus on siis laenude kuumaksete koht. Siin on niimoodi, et praegu lähen korraks kõik laenumaksed, me tegime uue makseks. Seda, kuidas siia saab lisada siis seda, mis me tegime järelmaksu, seda ma näitan teile teistes õppevideotes.
aga näitan ära, kuidas siin toimib näiteks see ühe makse tegemine või väljanäitamine. Selle jaoks saate panna new page. Teil tuleb kõigest panna siia ainult arvenumber, ehk näiteks meil on teine makse, siis teine arvenumber. Ja nüüd ta lööb automaatselt ära siia, mis laen, siis mis makse nimi on, siis kuumakse suurus ja hetkel, kuna meil on panemata siia linnuke makstud, siis ta näitab meile olekut, et see on siis maksmata arve ja laenujääki. Nüüd, kui me vajutame siia makstud, siis ta näitab, et meil on jäänud maksta veel 46 kuud. Ilusti näitab järgmise laenujäägi ära ja siis laenu kogusumma. Nüüd, kui me liigume jälle tagasi eelmisele lehele ja näeme siin, et meil on makstud 4%, kui enne oli 2% makstud. Liigume edasi, on meil kuu eelarvejälgija. Siin siis tuleb iga kuu teile automaatselt kõik arvutused, ehk siis kui palju teil on väljaminekut, kui palju teil on sissetulekut, nagu me näeme, enne panime, et me ostsime koeratoitu 30 eurost, siis see on nüüd tegelikult, näitab siin ilusti ära, et meil on nüüd 50 euri läinud ära, mitte enam 20 euri ja arvutab siis rahajäägi ära. Ainuke asi, mis tuleb teha, on lisada uus kuu iga kuu algul või võite kohe aasta algul kõik kuud valmis teha, siis te ei pea terve aasta otsa üldse muretsema, et mis siin teha tuleb. Aga uue kuu tegemisega on see, et te vajutate siia nupule, kirjutate siia kuu nimetuse, panete kuu alguse ja lõpukuupäeva ja rohkem ei pea te mitte midagi tegema. Liigume edasi siis kvartalikulude jälgijasse. Siin on täpselt samamoodi, et iga kvartal, esimene, teine, kolmas, neljas ja siis peate iga kvartal siis tegema uue kvartali või siis kohe aasta algul jälle ära tegema ja täpselt samad asjad tuleb ära täita, mis kvartali nimi on ja kuupäeva, kaua see kestab, mitte midagi muud. Liigume siis aasta kulude jälgijasse ja siin on siis aasta kaupa tulevad need, et mis aastasse kuuluvad kõik summad. Siin tuleb siis iga aasta samamoodi lihtsalt luua uus aasta ja panna aasta nimetus. Liigume siis edasi eesmärkidesse ja soovidesse. See on nüüd koht, kuhu tuleb siis panna ära kõik enda eesmärgid ja soovid kirjutada ja siia saate alati siis juurde lisada ükskõik, mida te tahate. Näiteks alustate siit, et vajutate new page, tahate endale osta telefoni, ütleme. Nii, see on siis ühekordne ost, siis valite siit tüübi ja ühekordne ost. Siis peaksite valima, et kuna see kogumise algamine on näiteks täna 30. oktoober, eesmärgi summa 700 000, nagu meil oli järelmaks. Nii, 1000 eurot ja siia te ei pea siis jälle midagi märkima, et päriselt kogutud summa alla või mitu protsenti on kogutud. Siis ta lõi meil automaatselt siia ühekordsete ostude nimekirja alla. Siin on siis see telefon ja siis samamoodi on meil eraldi välja toodud siis perioodilised siin, mis on meie perioodi kulutused. Lähme edasi siis säästude sissemaksete juurde ja siin on koht siis, kuhu panete ja märgite ära, kui te olete siis nii-öelda kogumiskohta pannud endale selle summa, ehk siis paneme telefoni sissemakse, maksime täna, paneme, et maksime 50 euri ja siit saame valida siis kohe, et telefon. Nüüd, kui me lähme tagasi siia eesmärkide ja soovidele, näeme, et me oleme maksnud telefonis 50 euri sisse, see on 5% kogu summast. Tahtsin öelda ära, et need säästude sissemaksed ei lähe automaatselt maha kuu eelarvest. Ehk siis need tuleks käsitsi sisestada kuu eelarvesse, kui te panite raha säästudesse. Lähme tagasi pealehele. Kõik muudatused, mida me tegime siin kaustades, on näha ka siis igal pool siin pealehel. Selline oli siis selle eelarve jälgija tuur. Kui teile meeldis,
see eelarve jälgija tunnete, et teil oleks sellest kasu, siis seda saab osta minu kodulehelt puhaskaos.ee. Tulevad kaasa täpsed õpetusvideod sellega, et kuidas seda kasutada. Ma loodan, et teile meeldis see video ja loodan, et teile pakub huvi, mis ma teen. Kui teile pakub huvi, mis ma teen, siis võite mind jälgida. Ilmselt tuleb siia veel mõned sellist sorti videod ülesse. Selleks korraks kõik siis. Võite panna meeldib, subscribe ja näeme järgmises videos.